Oleme taas siis sigarilainel, et see on nüüd siis kolmas osa. Seekord hakkame siis juhtmetega mässama. Õigemini kõik mootori peale juhtmed ma juba panin paika. Kõik siis süütepoolid, see klapp oli isegi mälu järgi õiget pidi pandud. Kontrollisin üle, siis jah, süütevõimendi, õhulugeja, siis N75. Siinpool on ainult 2 pistikut, ongi tühi käik ja sisselasketemp. Juhtmed ma tõin läbi, siin all on see koht, siia puurisin 35 mm augu ja siit sai ilusti juhtmed läbi tuua, et sain seda sama kummi läbiviiku kasutada. See plasmasstükk on 2/7 küljest, siin on siis täpselt 3 pistikuhoidjat, 2 tetoandurit, vändaandur ja lambda. See kummilutt siit kaudu tulevad ka originaaljuhtmed. Siit poolt rüüst tulevad juhtmed sellele pumbale, aknapesule, ja siit sellest teisest tulevad juhtmed õlianduritele, kenekale ja käigukastile. Selle juhtmete osa saime siit nagu tutvustavalt üle vaadatud. Sisuliselt jah, 1/8 nendest juhtmetest ma rookisin välja asjad, mis olid topelt, muidu oleks olnud topelt käigukasti juhtmeid, keneka juhtmeid, paisupaagi andurit, et need ma tirisin kõik välja. Et sisuliselt alles jäi ainult siin nad olidki mul need vahepistikud. Et 1/8 mootorist on sisuliselt jah ainult 7 juhet, mis on vaja ära ühendada. Nendega ta hakkab tööle. Selles teises pundis on ka, ennem unustasin mainida, et lisaks teistele asjadele on ka tempandur selles jämedamas. Siin on mul ka need traadid lahti. Nende anduri takistustega vahest on erinevaid asju. Ma pean üle kontrollima enne, kui ma jään selle anduri ja selle pistiku juurde. Et siis praegu on nad lihtsalt näpuga kokku pandud, et pärast ikka joodab ära. Aju iseenesest läheb siia kasti kokku, aga ma ei saa veel ennem kokku panna, sest siin on need klõpsud on katki. Alguses oli tükk aega pusimist. Ei tahtnud eluvaimu sisse võtta, aga viga oli üsna lihtne, see asi ei andnud lihtsalt ühendust, kuna need klikid olid kõik puruks. Vaatame siis korra üle, kuhu need juhtmed asjad lähevad. Esiteks kohe, et see aju on jah valesti siin, aga kuna see on vale nii-öelda vana karp, selle 5 pistikuga A ja B oma, siis sellesse karpi seda uuemat aju ei annagi nagu õiget pidi panna, et niimoodi risti pidi on ainus moodus, et kuidas ta on paigal ja gaas ka peale mahub. Aga jah, need 7 juhet, millest enne ma rääkisin. Siin pistikus siis sinine must süütepoolid, punane roheline on õhulugeja, lambda, N75 ja nii edasi. Üleni punane on ajul pidev toide. Siis roheline sinine on tahomeeter. Ja siin selles pistikus see äärmine punane sinine on pihustite vool toide. Ja siis see punane must on diagnost. Ja see kollane sinine, see on signaal, mille aju väljastab. Kui vändaandur näeb, et mootor käib ringi, siis aju annab selle juhtme kaudu signaali ja see signaal läheb siis kaitsmekarpi küttepumba releele ja siis hakkab küttepump tööle. Ja alles siis tuleb ka siia juhtmesse vool, see, mis on pihustite toide. Et see on selleks tehtud, et kui sa paned matsu, siis ei jää kütust pumpama. Aga nüüd ma kruvin selle kaane siia külge ja sätin aju sinna oma kohta tagasi. Ja see uus klõpstükk lahendas ka selle probleemi ära, et nüüd kogu aeg ilusti aju ühendab end ära. Järgmiseks ma tahan rääkida jahutussüsteemist. Siia sai uus läbipaistev paak pandud, korgi ma jätsin originaali. See on kindlasti mõistlik nii teha. Siis lõtvikutega oli see ülemine on A4 oma, siuke esimeste aastate omad, need 94 lõpp 95. Edasi tulevad siin juba kiirliit, et siis ei sobi. See on siis siuke oma looming jälle, et on ülevool on nii radiaatorist kui mootorist.
sest muidu neil originaalis 1.8 on ainult mootorist ja nendel vanadel keredel on siis radiaatorist ka. Radikas ise on nüüd tunduvalt suurem, nagu oligi plaanis, et radiaator on siis 80p4 oma, kliimaga variant. See täidab ilusti selle sahtli ära, et täiesti maks suurus. Ülevalt selle augu pidin uue puurima, tõstsin siia selle kummipadja ümber ja siit poolt sain kasutada olemasolevat auku. Ja alla tegin siis metallist nurkadest kinnitused ja kummipadjad ka, et siis ta jääb kõik originaalne. Sättisin siis kasti paika ära. Nüüd on asjad lõplikult nagu olema peab, et varsti saab kojamehe ja hoovastiku ka tagasi siia panna. Ja selle katte või nii palju kui sellest siin järgi oli. Siis nüüd ma valan vedeliku sisse ja siis võiks ta ka nüüd käima panna. Niimoodi üsna vaikselt ta siis sahiseb siin. Lasen tal siis esimest korda päris soojaks ära käia. Et seda vedelikku kindlasti vajub allapoole, läheb termostaat lahti ja nii edasi. Et saan seda jälgida. Rooli ma tükk aega ketrasin ennem läbi, et selle õli tase on enam-vähem paigas. Seda ilmselt rohkem ei võta. Aga paneme korra gaasi ka. Paneks autost seest, aga ma pean gaasitrossi ära vahetama, see on liiga lühike. Vahepeal jõudis kohale uus gaasitross. See ülemine kõver on siis originaal ja see alumine pikk ilusti sirge on C420 oma. See, millel on siis monopritse. Esmapilgul tundub, et suund oli õige. Tross on pikem ja natukene tuleb siinpool seda otsa modifitseerida. Siin on üsna väike siuke kuubik. Ühesõnaga selle pealt võtan mõõdud ja siin siis selle kummi ma saan eest ära võtta vahepeal. Siis teen seda natuke väiksemaks. Tundub, et see ülemine osa just tuleb siit või õigemini see, mida ma pöidlalt katsun, tuleb ära võtta. Et ta oleks täpselt kuubik ümber selle trossi. Siis peaks ta ilusti pessa istuma ja saab ta lukku panna. See osa, mis pedaali otsa istub, on ilusti sama. Ja gaasitrossi poolne otsa on ammugi sama. See on lihtsalt siuke plomm otsas. Vaatame siis vahepeal seespoolt ka. Auto on siis soojaks töötanud. Temp on 95 kraadi. Valgustus on nendel siuke veider, et pirnid ongi ainult siin ja siin ja need siis peavad kõike valgustama. Seal on 3-vatised, aga ütleme ongi siia ja siia nurka jõuab seda valgust suhteliselt vähe. Aga mida meil tegelikult näidata tahtsin on see, et tahomeeter ei tööta. Siin on väga lihtne asi. Aju väljastab digitaalset signaali, aga see plokk on full analoog. Ja siis selleks on üks trikk, kuidas siis digitaalsignaal teha ümber analoogiks. Ja nüüd see kohe töötab. Okei, milles see trikk seisneb ongi siis selles, et siin proovi jaoks on, ma panen siia vastu rooli sammast, see on siis massijuhe. Nii kui ma panen, siis läheb nool õige koha peale. Sisuliselt selle massijuhtme teises otsas on 2K takisti ja see takisti siis on ühendatud tahomeetri signaali juhtme külge. Ehk siis ta nii-öelda muudab seda signaali sobivaks. Ja sellise lihtsa 50 sendise trikiga saabki siis nendel vanadel autodel tahomeetri ilusti tööle uue majuga. Lõpuks on nina uuesti kokku pandud. Ainus, mis siis reedab, ongi siin all see must tala. Et siin on midagi teistmoodi.
muus osas on kõik stokk, et tuleb nii-öelda pauk luuavarjast. Aga jah, ilusti selle gaasitrossi sai paika, mida ma põranda peal võrdlesin. See ilusti siia katte alla peitu. Siis, mis eelmisest korrast veel? Siit jah, selle katte sai tagasi, seda oleks tahtnud puhastada ka, aga see on nii abras, et isegi sinna peale hingamisega tekib siin aina rohkem pragusid. Et ma igaks juhuks seda rohkem ei näpi, et las ta olla praegu nii siis. Vähemasti kaitseb vihma eest. Et aju on siis siin kõrval kastis. Näeb välja nii, nagu olema peakski nii. Siis jah, see õhutoru on ka A4 oma. Siit pealt ongi veel, ütleme tegelikult siia saaks panna selle plasmees katte, nagu A4 A6 Passatil on selle siia peale. Aga ei ole otseselt oluline. Käib ilusti täitsa võtmest. Asjad näidikud töötavad. Jälle kella ka kuidagi peaks õigeks saama. Selline ühtlane sõit. Mis ta siin on? Söke tavaline 55-60. 4. käik, natuke alla 2000 pöörde. See on täitsa okei. Kõige mahedama 3. käik. Täl 100-ga on ka süke tüüpiline 4-silindrilise käigukasti pöörded. Niimoodi ta siis tühikäigul põksub. Temp on 95 ilusti. 800 pöörde juures. Aga siinkohal siis lõpetame.